Nii, täna on meil jälle üllatus. Jumal näitas mulle hommikul ühe unenäo, millest ma sain aru, et see on järjekordne tähendamissõna ja see on järjekordne selline piltide keel. Nagu Jeesus rääkis piltidest, kui ta jagas tähendamissõnu ja nagu sõna ütleb ja ilma tähendamissõnadeta ta ei räägi neile üldse mitte midagi. Meil on võimalik kuulda Jumala häält selgelt, valves ja ka siis, kui ta valib meile midagi öelda. Aga vahel Jumal lihtsalt minu puhul periooditi kasutab hoopis seda, et ta näitab mulle peaaegu iga hommik midagi, kas ütleb midagi selge häälega või näitab mingeid olukordi või kommenteerib midagi, mis on toimumas täiesti temale omastes piltide keeles, nii et me saaksime aru, et ta on kogu aeg meiega, ta kogu aeg näeb, ta kogu aeg jälgib, kogu aeg kuuleb ja siis, kui ma ei võta aega, et lasta tal rääkida, siis ta tuleb ja ütleb, mis ta sellest asjast arvab. Niimoodi hommikul enne ärkamist ja kommenteerib seda. Ja see on väga vahva, aga nüüd täna. Ja see unenägu oli jälle istutamisega seoses. Meil on siin hiljuti olnud mitu lugu, kus Jumal näitab kellelegi unes taimede istutamist. Viimati oli kas jaanuaris või mingi aeg tagasi meil on YouTube'is ka see üleval hoiatav unenägu. Ja seal Ingale Jumal näitas väga selges keeles, väga paljude sümbolitega, kuidas selle istutamisega on ja mis taimed istutatakse aeda ja mis taimed praagitakse välja. Ja mina nägin jälle sarnase unenäo nüüd ise. Ja see oli selline, et see oli nagu minu aed või igatahes, ma ei tea isegi, kas see oli minu aed, aga see oli selline suur aed ja ühes aianurgas olid kõik puud ja põõsad, eri liiki puud ja põõsad, niimoodi üksteise vastu pressitud, jube kitsas oli neil. Nad olid puntras koos ühes aianurgas. Ja neil ei olnud seal õieti ei valgust, ei kasvuruumi, nagu mitte midagi, ruumi lihtsalt ei olnud. Ja ma läksin nägin, et mul oli suur aed ja selline suur avalplats oli keset aeda, kus nagu siis perekond sai istuda ümber laua. Samas ei olnud nagu minu ka, aga see oli, saate aru, selline sümbolite keel. Selline suure pere lauaplats oli keset seda nagu avarat muruplatsi. Ja seal oli nii palju ruumi ümber. Ja siis olid need puud olid seal troppis ja kägaras nurgas koos. Kuusepuud ja mis seal iganes oli. Ja mina olin kutsunud appi ühe noore mehe, kes oli põllumees. Nagu ma teadsin, et ta on põllumees, aga samal ajal ta oli nagu agronoom, et ta oli ka ekspert istutamises ja kõiges selles. Ja mina olin kutsunud tema appi, et ära klaarida see aianurk, kus olid need puud ja põõsad niimoodi väga tihedalt ja kitsikuses koos. Et ta kaevaks nad välja sealt ja istutaks hajali üle selle lageda platsi, ümber selle koha, kus see perekond sai siis istuda ümber laua nagu aiapeod või selline perekonna lauaplats oli. Ja ta oli juba kõva töö ära teinud. Ta oli palju neid istutusauke juba kaevanud ja välja kaevanud neid puid ja põõsaid ja istutanud hajali, nii et iga puu ja põõsa vahel oli ikkagi valgusruumi. Oli õhk liikus ja kõike, neil oli kasvuruumi ja kõik. Ja ma läksin nagu tal appi, aga ta oli peaaegu juba valmis omadega, midagi seal veel oli. Ja ma nägin, et seal oli üks vahtra puu. Selline noor vibalik, selline, ütleme seal 2 meetrit või midagi sellist. Selline, ma ei oska öelda, see vars oli siukene võib-olla harjavarre või labidavarre seal vahepeal. Ja mis oli veel, et see noor vahtra taim või noor vaher, tal oli selline väikene jonks keskel või siukene kõverus. Ta ei olnud selline, mis on valguses kasvanud, selline pikk ja sirge. Vaid ta oli selline jonksuga või natukene kõver, aga sellest ei ole midagi, istutad puu ära, küll ta kasvab, läheb ju ilusti sirgeks ja kõik.
ja ma võtsin selle puu niimoodi kätte, tõstsin ta ülesse koos mullapalliga, sest see oli välja kaevatud. Selline väikene juurepall oli tal. Tegelikult ma tean, et see juurepall oli väiksem kui selle pika vahtra taime kohta oleks olnud õige. Aga midagi, tõstsin ta ülesse ja läksin sinna istutusaugu suunas, kus ma siis tahtsin ta maha panna ja siis on tehtud, siis on istutatud. Ja see mullapall koos juurtega kukkus sealt vahtra otsast ära kolksti. Ja mulle jäi kätte ainult see vars, ilusad rohelised lehed küljes ja mullapalli ei ole. Ja mul nagu käis läbi, et kas ma saan äkki selle tagasi panna või noh, mis ma nüüd teen, eks ole. Ja ma tõstsin nagu vaatasin selle varre otsa ja teate, selle varre otsas olid sellised nagu keerud. Nagu vaata, kui nagu mopil või mingil harjal või võib-olla, ma ei tea, kas rehadel on või teate, müüakse ja siis on seal keerad, ostad selle otsa ja siis keerad ta sinna nagu kruvikeermete otsa, eks. Ja ma nägin, et see oli küll mullane, aga ma nägin, seal olid keermed. Ja kui nüüd see mullapall koos juurtega küljest ära kukkus, ma teadsin, seal ei ole enam mitte midagi teha. Sest kui need keermed on juba nagu lahti tulnud või nagu ta on järgi andnud, siis seda enam tagasi ei pane. Ja ma sain aru, et see oli ilus noor vaher. Seda ei anna enam istutada, sest et ta ei aja enam juuri alla. Ta ei ole võimeline seda vart ja neid lehti, mis olid juba nii ilusad, ta ei suuda neid hoida. Ja et ta lihtsalt sureb ära, mul ei ole mõtet seda sinna auku tappida. Ja ma lihtsalt panin ta kuskile kõrvale maha sinna ja ma teadsin, et see vahtrataim, see sureb ära, see kuivab ära ja läheb oma teed, et kahju küll, eks. Aga mis oli veel, kuna ikkagi oli see aed oli niimoodi hajali täis istutatud ja see lage plats. Ja ma vaatasin, seal oli üks suur põõsas, eks seal oli teisi ka, aga ma just jäin silmitsema seda ühte. Ja see oli väga suur põõsas, selline minu kõrgune umbes, aga selline lai ja tal oli palju nagu oksi igas suunas, nii et ta oli, ütleme, võib-olla 1,5 või midagi meetrit kõrge, alla 2 meetri igatahes ja ta oli umbes võib-olla 2 meetrit läbimõõt, kujutate ette, nii suur põõsas. Suured oksad tulid nagu sealt juurest igale poole laiali. Ja ma vaatasin, et vau, kuidas ta terve selle suure põõsa on ringi istutanud, et nii vahva, et nagu keset aeda, et ta nagu oli ilus ka selline suur põõsas. Nii et sellega see unenägu lõppes. Ja alguses, kui ma üles ärkasin, siis esimene mõte ma olen ju öelnud, et mis on see kõige esimesena kommenteerib asja sinu liha. Tähendab vana Aadama loomus, kes on alati hirmul ja alati valmis negatiivseteks uudisteks, eks ole. Minu puhul on see peaaegu alati nii. Ja mõtled kohe, et mingi vaher ilma juurteta sureb ära. Kes sureb ära? Aga siis, kui ma palvetasin ja nagu mõtlesin selle asja üle, ma sain aru, et selles unenäos on nii palju sümboolikat, nii palju hoiatusi, nii palju sellist tähendamissõnalikku teksti, et see ei puuduta absoluutselt mitte midagi sellist, et kelle kohta või mida või kes see on sellineks, vaid ma sain aru seda, et see põllumees loomulikult on, kes on see Viinamaa aednik, eks ole. See on Kristus ise. See on noor mees, kes on nii põllumees kui ka aednik ja jagab ja on ekspert ja kõik. Ma kutsusin ta appi ühes olukorras, kus oli palju vaba maad, kus oli valgust, oli õhku, oli ruumi ja see kõik oli selline pereosaduse, peresöögilaua kontekst. Kõik see plats, see oli tühi, seal oli palju ruumi, aga kuskil aianurgas on selline trügimine, kus on nagu üksteise kaelas, on kuused ja kased ja vahtrad ja põõsad ja kadakad ja mitte kellegil ei ole hea olla, sest kõigil on kitsas. Ja valgust ei ole, hingata ei saa, kasvuruumi ei ole, õhk läbi kuskilt ei käi, väga-väga raske olukord.
ja kui ma seda nägin, ma kutsusin appi selle aedniku, et ta harutaks selle pusa seal laiali, päästaks need puud ja põõsad sealt kitsikusest välja ja istutaks nad igaühe hajali sellisesse kohta, kus nad saavad valguse ja õhu käes rõõmsalt kasvada ümber selle osaduslaua, eks ole. Nüüd ma räägin sellest põõsast. Kui ma mõtlesin, et ma nägin, et need üksikud puud, need olid nagu üksikindiviidid, kellel lihtsalt ei ole ruumi kasvada. Ta on juba 2-meetrine, aga tal ei ole lihtsalt ruumi seal teiste vahel. Need tuli ära võtta sealt kitsikusest ja istutada täiesti eraldi, et nad saaksid hakata normaalselt kasvama. Nende oma kasvuruum, et valgus ja kõik pääseks neile ligi. Ja aga mis oli see, ma mõtlesin, mis see suur harolipõõsas oli? Väga selline dekoratiivne, ilus suur, aga kuule, kellele ma ütlen, et tead, Jumal näitas, sina oled põõsas. On ju? Ja siis ma sain aru nagu, et ma ju seal vaatasin seda põõsast ja ma fokusseerisin, et selle põõsal oli palju oksi. Ma sain aru, et see tähendas kas kogukonda või kogudust. Ja ka seal oli nagu, ka need olid troppis ja neil oli kitsas nendel põõsastel ja nad ei saanud normaalselt areneda ja kasvada nii, nagu talle oleks õige, keset päikesevalgust, keset seda haljast platsi. Ka need põõsad tuli sealt välja kaevata, istutada eraldi, et neil oleks ruumi. Nii et ma sain aru sellest asjast, et mida Jumal tahab teha, mida ta hakkab tegema ja millega ta praegu tegeleb. Ta harutab neid ummistunud aianurkasid laiali, kus on liiga palju puid ja põõsaid üksteisel kaelas ja mitte keegi neist tegelikult õieti ei saa kasvada, neil pole õhku ega valgust ja Jumal lammutab selle laiali, ta on saadnud aedniku seda kõike seal lahti harutama. Nii et kui inimesed arvavad, et mis asi see toimub praegu, et mis siin lahti on üle maailma, siis Jumal näitas, et see on praegu aednik, kes harutabki need liiga suured pusad laiali, kus tegelikult need, kes seal on, seal aianurgas siis koos, neil kellelgi ei ole ruumi arenguks nii, nagu on õige. Ja inimesed siis leiavadki ennast ja leiavad ka terve kogudused ja kogukonnad, et kas neil ise tuleb selline tunne või tahtmine või veendumus, et meil on õhku vaja. Meil on vaja liikuda kuskile, kus on rohkem valgust ja rohkem ruumi ja meil on vaja istutada ennast niimoodi, et me saame normaalselt oma oksi sirutada, me saame kasvada. Et tuleb selline ümberistutamiste aeg või kestab juba praegu, kus terved kogukonnad, kogudused ja üksikisikud võib-olla leiavad järsku, mis toimub. Mul on pandud labidas juurte alla. Mind kangutatakse lahti, mind tassitakse kuskile eemale ja mind pannakse kuskile istutusauku, et mis siin toimub. Aga see on aednik. Tema on see, kes praegu sellega tegeleb. Ja mind väga üllatas või see oli väga ilus minu meelest, et kõik see käis ümber osaduslaua platsi, sest ei ole midagi ilusamat kui üks suur pere, näiteks suvisel ajal keset muruplatsi on suur laud, kus terve pere on ümber ja veedetakse sellist osadusaega ümber toidulaua. Ja kõik see istutamine käis ümber sellise osaduskonteksti. Nii et see näitab ka, et see on miski, mis on isa südames, et tuua tagasi Jumala rahvas ja ka kogudused ja kogukonnad sellise isa laua, pere laua osaduse juurde tagasi, nii nagu me näeme seda apostlite tegudes, et nad murdsid leiba, kodasid mööda ja siira südamega ja kõik see jagamine, kõik, mis neil oli neil ühine ja kõik need ilusad asjad, mis apostlite teod kirjeldavad. Ma sain aru, et see on see, mida Jumal on otsustanud teha, et aitab, küllalt on küllalt. Liiga palju on trügimist, võistlemist
õhku ei ole, ruumi ei ole, labidas saadeti sinna aianurka ja väga paljud istutatakse nüüd paika, kus nad saavad hakata uue hooga normaalselt kasvama. Aga nüüd ma tulen selle juurde, mis mulle tegelikult hakkas nagu muret tegema, oli see, et sealt kaevati välja see noor vaher. Väga ilus vaher. Ta oli seal teiste vahel ilusti pikaks kasvanud, oma rohelised lehed sinna üles sirutanud valguse poole. Isegi kui tal oli see kõverus sees, see oli noor ilus vaher. Aga tal ei olnud oma juuri. Talle oli keegi keeranud nende keermete otsa kunstlikult ühed juured. See mullapall oli seal ümber, aga need ei olnud selle vahtra enda juured. Need olid talle kunstlikult alla keeratud. Ja kui nüüd toimus see, kus ta kaevati ülesse ja teda nüüd tassiti ja liigutati teise kohta, kus tal oli istutusauk juba valmis tehtud, siis ta seda protsessi, seda raputamist ja sakutamist, seda šokki oma elus, seda väikest tormikest oma elus, ta ei elanud seda üle, vaid poolel teel see kunstlikult talle külge keeratud juured, need kukkusid alt ära. Ja ta ei jõudnud kunagi sinna istutusauku, kuhu Jumal oli teda mõelnud. Ja ma sain aru seda, et Jumal räägib inimestest, kes on kasvanud koguduse keskel. Eriti sellise koguduse keskel, kes on niimoodi tihedalt sellisel viisil koos, kas siis pühapäevastel jumalateenistustel või ükskõik kuidas, kus on selline õhkkond või selline kultuur, nagu ma seal nägin seal aianurgas. Ja see vaher viskas oma pikkusse väga rõõmsalt teistele toetudes. Ja keegi väga tubli inimene oli talle need juured alla keeranud. Oli võtnud need valmis juured ja kruvinud alla. Ja kui paljudel võib olla niimoodi, et nad on koguduses, nad on tulnud kristluse või usu juurde kellegi teise najal või kas või perekonnas. Tal on oma vanemate usk. Tal on võib-olla vanavanematega koos käis. Või kes iganes teine, kes nägi mures sõpra ja vedas ta kogudusse. Ja inimesele meeldis, ta hakkas käima. Ta oli seal. See võib olla isegi aastakümneid. Me ei tea, kes. Neid võib olla väga paljudes kirikutes, kogudustes ja kooslustes, kus inimesed on võib-olla pool elu koguduses. Aga nad on kristlikus kultuuris, nad on religioosses programmis, nad on tegevad selles kõiges ja nad ei teagi, et nendel oma usujuur täielikult puudub. Vaid nad teevad kaasa ja nad nii-öelda käituvad õigesti ja keegi teine on talle need juured alla keeranud, aga kui raskused tulevad, tal puudub absoluutselt oma enda juurdumine Kristusesse. Ja vot see oli see mõte, mis mulle jäi nagu hinge peale, et Jumal, kas me peaksime palvetama, võib-olla kui tulevad need raputamiste ajad ka Eestisse, sest karismaatilist liikumist ja väga paljusid selliseid kristliku kultuuri selliseid keskuseid raputatakse nii, et ikka kõvemini ei annagi raputada lausa alusteni maha. Tuli katsub läbi igaühe töö ja paljude töö osutub põlevat maani maha tuhaks. Me ei tea, võib-olla on seesama kohtumõistmine teel ka Eestisse. Sest kui me vaatame neid teemasid, mis on toonud kohtumõistmise karismaatilisele liikumisele ja mitte ainult, siis ma tean, et need samad teemad on ka meil olnud aastakümneid aktuaalsed, aga sellest ei räägi mitte keegi. Mul on kurb öelda lihtsalt seda, et mõned kümned aastad tagasi, kui ma olin väga
tugevasti sellises hingehoiu ja nõustamise teenistuses, siis ma rääkisin või minuga tulid rääkima väga paljudest eri kohtadest naised. Ja mida nad mulle rääkisid? Need olid asjad, mida ma ei tahaks isegi mainida. Ja ma ei tea kunagi midagi, et oleks üldse midagi sellist adresseeritud Eestis, et oleks sellised teemad üldse päevavalgele tulnud. Aga kui seesama kohtumõistmine peaks jõudma Eestisse ja kui tuleb välja, et mitte kõik, keda on eeskujuks peetud, kelle sõnu on korratud, tsiteeritud, järgitud, võib-olla nende seljatagune ei ole ka selline, nagu peaks. Ja kui need asjad on lepitamata, me ei tea, kui tulevad need raputamise ajad. Ja väga paljud lammutatakse ära sellest aianurgast, sealt sellest pusast ja istutatakse eraldi kohtadesse, et meil oleks ruumi normaalselt kasvada. Siis need, kes on harjunud kasvama lihtsalt kristluses, kristlikus kultuuris teiste najal ja kelle puhul ei ole märgatud, et nendel ei ole isiklikku osadust Kristusega, mis oleks tõeline püha vaimu kontakt, vaid võib-olla nende palved on religioossed ja ühesuunalised, nad kõlavad küll õigesti, aga kas sellel inimesel on oma juured aetud Kristusesse? Sest Piibel räägib nii Efesose kirjas kui Kolossa kirjas, et me oleksime juurdunud ja kinnitatud temas, et me oleksime juurdunud ja rajatud armastusse. Just nimelt juurdumine. Aga tegelikult on ju võimalik kristlust matkida juuri omamata, sest sul on kellegi teise juured, sul on koguduse juured, sul on sinu perekonna või sinu seltskonna juured. Ja sel hetkel, kui need tormid peaks tulema, ja need tormid tulevad, kas need, kellel ei ole oma juurt, mis neist saab? Sest et üle maailma, kui need asjad tulevad ilmsiks, siis ilma isikliku juureta inimesed, nad pettuvad kristluses, nad pettuvad kristlikus koguduses, nad pettuvad kõiges sellisel viisil, et nad lähevad ära ka usust. Sest nad ei ole kunagi tegelikult Jumalasse ise isiklikult personaalselt kasvanud. Nii et mis ma täna tahtsin teie ette panna, kui me palvetaksime selle teema pärast. Kohtumõistmised on alanud ja käivad täie hooga. Palume oma rahva pärast, palume ka kõigi nende koguduste pärast, keda raputatakse väljas ja palume eriti nende inimeste pärast, kes on meie ümber. Kas me teame, et neil on oma juured? Või oleme me neile juured alla kruvinud? Võib-olla me vedasime ta ristimisele ja veensime, et ristida on ka vaja. Võib-olla ta on lapsena ristitud. Need on need alla keeratud juured, mis ei ole selle puu enda juured. Et me vaataksime enda ümber ja et me ka võib-olla palvetaksime täna nende pärast, et kui peaksid tulema raputused, kui peaksid olukorrad muutuma või ka igaühe isiklikus elus või koguduses või konfessioonis tulevad muutused, kui neid peaks keegi kuskile teise kohta istutama, kas neid saab kanda koos juurte ja mullapalliga või ongi see väljakaevamine tema lõpp? Nii et need asjad ma panen täna meie kõigi ette ja ütlen aamen.